Tere, mina olen Jevgeni Ossinovski. Mina olen Kaarel Oja ja te kuulate Linna jutte. Siin räägime me nagu ikka maast ja ilmast ja natuke ka Tallinnast. Ja ikka päris palju Tallinnast. Head kuulamist. Tänases linnajuttude episoodis kõneleme siis paljudest erinevatest teemadest, mis vahepeal päevakorras on olnud. Minuga koos on siin Kaarel Oja, täna linnavolikogu liige, aga varasemalt siis abilinnapeana vastutanud õige mitme valdkonna eest Tallinna linnas, muuhulgas ka spordivaldkonna eest, ja kuna siin spordis on toimunud üksjagu sündmusi, mis on siin avaliku tähelepanu pälvinud, siis natukene analüüsime siis, mis on juhtunud EOK-s, miks see on juhtunud ja mis on sellised laiemad põhjused sellel konkreetsel sündmusel ja miks me siin saates sellest räägime, sest muidugi on ka sellel asjal Tallinnaga arvestatav seos tulenevalt sellest, et kui vaadata neid Kersti Kaljulaiu umbusaldajaid, siis selgelt ka mõned isikud, kes Tallinnaga on tihedalt poliitiliselt seotud, on ka siin märkimisväärselt tegevad olnud, alustades siis Mihhail Kõlvartist, aga mitte ainult. No kuidas sulle, Kaarel, tundub, mis siis juhtus? Juhtus ilmselt see, et Kersti tahtis asju korda teha, aga see ei meeldinud päris arvestatavale hulgale spordi funktsionääridest, et asjad võiksid korda saada, sest järelikult see, et nad olid nagu mitte korras, oli neile kuidagi soodne. Mulle ka tundub, et see on tegelikult seda nagu poliitikat oli selles kõiges isegi nagu liiga palju või naljakal kombel me oleme nagu näeme seda niimoodi, et poliitika kippus nagu sporti tulema või nagu heidetakse seda ette, aga samal ajal me ei pane tähele seda, et kogu see nagu umbusaldamise pool või see, mis seal tooni andis, et see oli ju selgelt nagu sellise poliitilise ambitsioonidega või ennast väga selgelt kuidagi poliitiliselt määratletud inimeste nagu ettevõtmine, et jaa, väga hästi ennast varjanud tegelikult selles protsessis Kõlvarti ise, aga kaadrid aga kõik teavad, et ta tegi väga palju tööd, et see umbusaldamine läbi läheks. Siis vahepeal oli isegi juttu, et talle, ta ise ütles ju, et talle on endalegi pakutud siis EOK presidendi kohta. Ja see oli nii jabur väljaütlemine tal, et ta tahtis väga rõhutada, et teda on kutsutud ja teda on tahetud sinna, aga et ta ju seekord praegu ei saa minna. Aga ja, tal oli vaja seda väga mainida. Ilmselgelt, ta tegutses selle nimel, et see protsess nii läheks ja siis see nii-öelda ette lükatud või leitud härra Märks oli ka selgelt ikkagi nagu poliitilise taustaga ja omajagu hakkas seal tooni andma ka Isamaa, et ega Erki Nool on ju ka igas mõttes Isamaaga seotud, mis on nagu naljakas, et Isamaas seal tekkis selline, et Kerstil on iga tugev Isamaa taust, aga see vist nüüd see oli üks teine Isamaa, mille taust temal on. Vist nüüd juba jääb nii kaugesse aega, jah, et seal nagu enam seosid tegelikult ei leia. Nojah, ja loomulikult ei saa märkimata jätta ka Urmas Sõõrumaad, kelle puhul ütleme, et alguses ka püüdis niimoodi, et ta sealt kuskilt kaude kuulis, et seal hakatakse umbusaldamiseks allkirju koguma, aga mida päev varem lähemale tuli, oli selge, et loomulikult oli ka temal. Küllap siis ikkagi ka see väike siis kurbuse noot sees, et ta omal ajal Kerstile alla jäi ja see on selline tundus emotsionaalselt võtvad seda teatud siis revanšina selles olukorras. Vaat sellistel puhkudel on alati ju see, et rahulolematus võib tekkida nagu hästi erinevatest nurkadest. Et Sõõrumaal üks ja Kõlvartil teine ja Noolel kolmas aga siis nagu probleem või et ühel hetkel see koondub mingiks selliseks nagu terviklikuks asjaks ja mulle tundus, et ta tegelikult nagu ei olnud koondumas ja läbi selle hetke siis me nägimegi seda, kuidas tegelikult pididki nagu kaadri tagant välja tulema need Sõõrumaad ja Nooled ja Kõlvartid ja hakkama seda umbusaldust nagu et see õnnestuks siis nagu jõuga ära tegema ja natukene
natukene on see, et mis nüüd saab, et kas siis on nagu plaan järgmiseks käiguks ka, et me nüüd otsime juba nagu mitut presidenti siin riigis, et kipub olema nii, et ühe leidmisega on juba pikalt probleeme olnud, nüüd on vaja 2 leida, et ega see on päris huvitav, mis ees seisab. Kui vaadata seda 1,5 aastat, kui Kersti EOK-d on juhtinud, siis loomulikult on seal püütud ikkagi ellu viia väga märkimisväärseid muutusi. Paljud neist kahtlematult vaieldavad, eks osadelt on teatud rahakest ära võetud selleks, et teistele juurde anda ja loomulikult mulle tundub, et päris paljudele spordialaliitudele see varasem süsteem, kus rahaasjad ei olnud läbipaistvad, kui sai teatud siis selliste eridiilidega lahendada pakilisi probleeme, mis ikka üles kerkivad valdkonnas, kus raha on alati ropult puudu, et loomulikult need muutused olidki nagu hästi valulikud ja küllap siis ka Kersti on ju teadupärast ka isiksusena, isiksus ütleme siis nii ja kindlasti mitte alati kõige pehmema väljendusviisiga, nii et küllap ta sai ka selle tõttu endale teatud siis sellise vastutuule, aga laias laastus isegi kui detailides seal on mingisuguseid vigu tehtud, mida ma ei ole valdkonna spetsialist, et neid lõpuni hinnata, et siis see suund on ju tegelikult olnud ju igati õige. Et see aeg, kui on ju sai kellelegi kõlistada, et kuule, et meil siin oleks vaja niimoodi 20 000 ühe või teise asja jaoks ja siis see kusagilt leiti, et see tegelikult ju ei ole aus kõikide teiste suhtes, kellel sellist võimalust ei ole. See on mitu asja. Esimene ongi see, et miks on see nii vastik, see selline telefoni õigus jätkuvasti on see, et tegelikult see on ju nagu varastamine spordi tagant. Et sul on õigus, sellistes valdkondades, sealhulgas spordis on alati raha vähe, alati on kohti, kuhu seda tahakski rohkem suunata ja siis, kui mingitel klemmidel on nagu see, et nad teavad, kellele helistada ja siis ma täna aitan sind, sa võib-olla homme aitad natuke mind, on ju, ja siin reake nii, reake naa, on ju, siis tegelikult seda varastatakse sellest suurest potist. Varastatakse sealt, kus keegi jääb ilma selles sama spordis ja see on vastik. Ma arvan, et see oli väga rumal, lühinägelik, see, mis EOK-s juhtus, siis nii-öelda see aktsioon Kersti vastu, aga mis mind eriti kuidagi segas selle juures on see, et see oli tegelikult ka nagu väiklane, et talle heideti ette asju, ma olen sinuga nõus, et kindlasti tema juhtimisstiil ja asjad on sellised, seal on mida ette heita. Aga ehita ette seda, on ju, et raha asjad olid korrast ära. See on nagu tõesti väiklane, et see on sellest rünnatakse valega, mis ei ole adekvaatne. Ma lugesin Kristo Tohveri, siis peasekretäri, väga nagu põhjalikud aruandmised sellest, mismoodi EOK rahadega, mis muudatusi need on teinud ja see on muljetavaldav. See on muljetavaldav. Ja Kristot tundes, Kristoga tegelikult 1,5 aasta jooksul nagu väga mitmeid erinevaid asju põrgatades, mida me ka Tallinnas tegime, et need meie algused jäid umbes samasse aega, kas teha nii, kas teha naa, kas siin on mingid seosed, kas siin on võimalik asju nagu ühiselt nii-öelda, et 1+1 oleks rohkem kui 2, et see on, mul ei ole ühtegi põhjust selles Kristo tegevuses kahelda ja selles, et EOK rahaasjad olid korras ja mine siis seda ette heitma. See on tegelikult lihtsalt nagu nõme. Mis siis isand Michalil juhtus, et ma vaatasin, see pani väga jõulise niimoodi kommentaari üles ja muuhulgas siis sõimas läbi Urmas Sõõrumaa mingiks kibestunud vanameheks, ehkki alles hiljuti Urmas Sõõrumaa oli Reformierakonna linnapea kandidaat. Meelis Atonen ka väga õigesti juhtis sellele ka tähelepanu, et nüüd on järsku pahaks inimeseks saanud olukorras, kus nagu me teame ju väga hästi, siis Sõõrumaad ju linnapea kandidaadiks ja kogu seda eelmise aasta tantsu, mida Reformierakond Tallinnas korraldas, seda ju orkestreeris see sama Michal ise. Mulle ka nagu, ma nagu enam ei saa üldse aru. Vaata, ma selles mõttes, olles nüüd küll nagu näinud aasta otsa selles mõttes seda nagu amatöörbändi nimega Reformierakond siis nii-öelda poliittehnoloogilises mõttes, et võiks juba hakata nagu harjuma sellega, et reeglina, kui sul lahti tehakse, siis kolisevad ämbrid. Aga kusagil
kusagil on meeles see, et, et Reformierakond on professionaalid, nad teavad, mis nad teevad. Ma mõtlesin just, rääkisime ühe tuttavaga, et vaata, kui Michal ütleb, et nüüd võiks Kerstis saada president, siis vabariigi president. Ja vabariigi president. Siis vanas Reformierakonnas oleks sellele järgnenud järgmisel päeval 5 fraktsiooni liikme artiklid ajalehtedes, et nüüd teeme Kerstist presidendi. Ja siis ülejärgmisel päeval 5 ütleme poliitika kaugema inimese arvamusartiklid või ütlemised, vaat see on hea mõte. Meil olekski teema, mille üle me arutaks. Aga praegu Reformierakond peaminister kirjutab hommikul Facebooki postituse ja õhtuks on tema enda fraktsiooni liikmed öelnud, et see oli väga paha mõte, mina küll sellega kaasa ei lähe. Ma nagu selles mõttes, ja siis see, et siin on, need peaksid midagi arvama ja siis öeldakse ka, et sotsiaaldemokraadid, et palju teeb ära. Ausalt öeldes sel korral, ma arvan, et sotsid ei jõudnud isegi koosolekul ennem, kui Reformierakond oli presidendikandidaat üles pannud ja kokku ära pakkinud ka, uuesti laua alla viinud, et selles mõttes see täielik amatöörlus ja selles mõttes tõesti, et öeldakse, et valijatel on kuldkala mälu, aga mulle praegu tundub, et meil on nagu et Reformierakonna poliitikutel on kuldkala mälu, et nad ei mäleta, mida nad nagu pool aastat tagasi ütlesid ja kellega nad flirtisid, et liitlases saab see, kelle vastu olla või see, kelle etteheited tehakse ja vastupidi, see on juba hakkab jõudma sinna punkti, kus nagu hakkab tekkima nagu mure, nagu, et kas teil nagu on kõik hästi või et selles mõttes, et jah, et kuulge, et kas vajate abi? Jah, kas vajate abi või kuidagi nagu, et puhkust natukene või et laadige ennast, et Aga see EOK mingis mõttes, miks ta mulle kuidagi selline oluline protsess tundub, on tegelikult see, mida me oleme Tallinnas näinud täpselt samamoodi siis, kui me linnavalitsusse jõudsime esimesed 2,5 aastat siis koalitsioonis Keskerakonnaga, kus siis spordi eest loomulikult vastutas Keskerakond, selle kohta meile enam-vähem läbirääkimistel kohe öeldi, et sport on ikkagi Keskerakonna püha värk, et ükskõik mille muu võite võtta umbes, aga sporti me ikkagi juhime ise. Ja eks seda ka tolles koalitsioonis hoiti meie eest ikkagi väga niimoodi kardina taga, ja loomulikult kui me siis linnapea erakonnaks saime, siis me saime ka aru, miks kardina taga seda hoiti, siis kui need Kalle Klandorfi rahakesed ja kõik need muud asjad sealt hakkasid välja tulema ja Glebova see jäähall ja nii edasi. Et see ju tegelikult, ja kui me hakkasime siis reformima kogu seda korraldust sinu juhtimisel, siis ju üks kõige selliseid teravamaid kriitikaid oligi ju loomulikult Keskerakonnalt, kes nägi, et siin hakatakse seda süsteemi lõhkuma ja nad ei saa enam seda sellisel viisil käsi juhtida, eks ju, nii poliitilise ressursina kui ka muidu. See oli selles mõttes see spordivärk oli raju värk, jah, et kui ma viimasele 1,5 aastal või selle meie linnavalitsuse perioodile mõtleme, kus me siis sport võttis nagu lõviosa ajast ja see alustades sellest, et kõik need spordikoolid pandi kinni ja muud jaburused said läbi ära lõpetatud, siis tagantjärele minu jaoks see ongi nagu lisaks sellele, et käis mingi omadele nagu soodustuste tegemine pidevalt, oli see, et kui nagu kohati erakordselt rumalalt ja ebaefektiivselt seda nagu tehti. Et seesama spordikooli näide, sealt jagati laiali umbes 1,1 miljonit noortele talentidele, aga lisaks selle laiali jagamiseks kulutati veel mingi 450 000 eurot. No see on täielik absurd. Kuulajatele lihtsalt täpsustage, spordikoolis spordiga ei tegeletud. Et see oli üks pisikene kontor, kus töötas vist 1 või 2 inimest. 3 inimest töötas. Kes tegelikult lihtsalt jagasid niimoodi peaaegu et näo järgi, eks ju, hunniku spordiraha. Just, ja arvestatav hulk meie suuri spordiklubisid, ütlesid, et nad teadsid, et sinna ei ole mõtet nagu minna rääkima, kuigi on ju talendid on olemas ja tahaks seda teha. Et käis selline täielik ühelt poolt raha raiskamine, teiselt poolt selle jagatava raha siis nagu lihtsalt selline väga tuim nagu oma näpp suhu ja
näo järgi ja siis et mis võiks parasjagu olla. Aga et selles mõttes, et kogu seda nagu vaadates tagasi seda, no et okei, spordikool, see oli lihtsalt täiesti mõttetu sellisel kujul toimiv asi, et selles mõttes, et sealt tuli võtta see raha, mis kulutati mitte millegi peale ja suunata see ka sporti ja see oligi lahendus ja selles mõttes, et noortel talentidel täna on Tallinnas palju suurem võimalus saada. Just nimelt, seepärast me tegime selle süsteemi ümber, saada toetust. Aga sealt edasi ka nagu mõelda, et mis siis nagu veel tegelikult mingi enne neid, seda meie aega mingid nagu olulisi asju spordis tehti, siis 5 aastat valmistati ette kergejõustiku halli renoveerimist ja selle tuules või sabas ka Kadrioru staadioni renoveerimist. Aga see on kõik. Pearaha ei tõstetud, noortespordi pearaha ei muudetud, kõik käisid rääkisid, et see on täielik jaburus, et meil on 7 erinevat spordibaasi, täiesti suvaliselt linna sporditaristu jagatud mingite erinevate üksuste vahel, seal mingi erinevate linnaosade, no see igasugune loogika puudus, kuidas ujulad erinevates kohtades. Ja siis 7 aastat räägiti, et peaks midagi tegema, et peaks kuidagi vaatama, panema nad vist kokku mingil kombel, aga peab veel mõtlema, kuidas, et kas ikka linnaosade kaupa või see, täiesti nagu pseudotegevustega selles mõttes mitte mingit sisulist tööd tehes, tegelikult raha valdkonda juurde mitte tuues ja siis küsimus, et kuulge, aga see sporditegevuse toetus, see kõige tavalisem pearaha, mida meie lapsed saavad nii-öelda trenni toetusena, et kas seal oleks midagi nagu muutust, ei, seal on kõik väga hästi, et seal on, ja siis võtad selle lahti, seal on nagu 7 erinevat koefitsenti alustades mingitest nagu Tallinna linna eelisarendatate spordialadest, kus muidugi loomulikult nagu olid Keskerakonna lemmiklapsed. Olid Keskerakonna lemmiklapsed, muidu populaarsed spordialad, olümpialad ja siis tulid sealt ripurada pidi need taekwondool läks tollal ikka väga hästi. Väga hästi. Eriti Katari taekwondo klubil, mis sai kõikides koefitsientis alati maksimumi. Et see oli nii sätitud, et see siin on see, kust me hakkame minema ja siis selle ümber tehti kus reegel. Kus vist Kõlvarti isa on juhatuse liige või? Looja, põhimõtteliselt ja loomulikult siis ka mõned teised, et korvpalli ka toetati, said ka normaalsed korvpalliklubid, aga siis alati ka lisakoefitsiendiga teiste kanalite kaudu siiski Kalle Klandorfile. Seal vist nagu, see oli nii piinlik, et seal otsustati, et ei ole enam üldse piinlik, et see pandi lihtsalt nagu tuimalt kirja, et oli see, nagu seda kutsuti Kalle Kalev, et meil on nüüd nagu päris Kalevi klubi on ju Graamo Kalev ja siis oli Kalle Kalev, kes hoolimata sellest, et sai nagu sadu tuhandeid kõigepealt eelarvest, siis ta saatis need oma poisid sinna Pirita spordikeskusesse palgalehele on ju, siis ei pidanud klubi maksma ja sellest hoolimata kui sportlikku tulemust ei tulnud. Aga Tallinna esindusvõistkond, selle eraldi meede oli välja töötatud selleks, et saaks toetada Tallinna esindusvõistkondasid ja sellele siis kvalifitseerus Tallinna Kalevi korvpalliklubi. Ja üks seda, mis me nüüd pooleteist aasta jooksul oleme teinud, siiamaani veel ei ole ära lammutatud, paljusid asju siin on peatatud, lammutatud, purustatud, seda veel ei ole, aga loomulikult ega selline linnavalitsuse eest ikkagi kumab, et ega siis volikogu esimehele siiski nagu päriselt ei meeldi see süsteem, et tõesti on niimoodi läbipaistev ja kõik klubid saavad vastavalt siis objektiivsetele kriteeriumitele, nii et ma ennustan küll, et varsti tekib taas mingisugune täiendav lisapotikene, kust siis on võimalik ikkagi varukast sikutada ja raha saada. Ma kardan, et sul on õigus ja kui see juhtub, siis tuleb muidugi selles mõttes, nii nagu öeldakse, hea kisa teha. Et ega Kõlvart käis vist mingi kuuke tagasi millegi pärast talle see sporditoetuse reform väga ei ette, et ta läks ise volikogus kõnet pidama, mis on istungi juhatajal palus seal niimoodi, et kas saaks niimoodi, et keegi teine tuleks istungit juhatama ja siis läks kõrval pulti sinna ja hakkas pahandama, kuidas me tegime selle pearaha reformi niimoodi, et see jõustus eelmise aasta nagu keskel. Jumal tänatud, et tegime, sellepärast vastasel juhul, seda oleks tulnud. Aga et me võime rääkida ka seal, et seal kindlasti on ka selles süsteemis mingid asju, mida saab paremaks teha, see oligi nagu väga suur muutus, aga kõige olulisem selle juures oli see, et see eelarve rida oli olnud aastaid alla 7 miljoni,
meie tegime selle selles mõttes universaaltoetuseks lastele, kes käivad päris nii-öelda kutsega treenerite trennis, nad saavad kõik toetust, varem said ainult ka nagu osad, nüüd said kõik ja me tõime sellesse juurde 5 miljonit eurot, mis oli üüratu hüpe, aga arvestades, et seal oli nagu aastaid seda polnud ka muudetud või seda polnud suurendatud, siis ma arvan, et see oli hädavajalik. Nii et selles mõttes 7 miljonit, see 12 miljonit, mis Tallinna linn suurem noortesporti. No vaatame, ma arvan, et õige pea me näeme, et sealt võetakse osa rahast ära, seda juba on natuke kuulda olnud, kuna siis need kõik arvestused, et kui palju neid lapsi hakkab siis käima, et need ei ole esimesel aastal kohe kõik täis tulnud, et siis nii öelda jääb seal mingit raha üle ja ma arvan, et see võetakse ja sinna tehakse eraldi volikogu esimehe spordifond. Jaa, et siis on pahasti just, et isegi kui see nagu ei tule täis, siis ja küll, see raha jääb linna eelarvesse, et sellepärast meile näeme, et see tuleb järgmistel aastatel. Aga jah, et kui see nüüd läheb jälle sinna sellisesse nagu subjektiivsesse kategooriasse, et sa pead oskama helistada kellelegi, kes kusagil aitab täna mind ja mina homme teda, siis on tõesti jälle Minsk. Ja teine Minsk on ootamas loomulikult olümpiaujulat, ma vist enam ei ole vist erilist kahtlust selles, et eellugu on lihtne, et omal ajal siis leppis Keskerakond kokku ühe ettevõtjaga, Capital Milliga, et nad annavad siis 20 miljonit sellele ettevõttele, kes siis ehitab ujula ja siis lisaks sellele veel spa. See leping oli üles ehitatud niimoodi, et riigi või linna huvid oleksid olnud sisuliselt esindamata. Mille järel on kõige suurem kriis. Üks on jääväljakute aeg, jääaeg ja teine on ujula. 2 asja, mis olid sisuliselt valmis. Ujula hakka projekteerima ja täpselt selles mõttes, et meil oleks võinud see ujula saada valmis 28. aasta lõpuks, nagu me kunagi omal ajal ütlesime, et kahjuks järgmiseks suveolümpiaks harjutada seal ei saa, aga seda maha ujumist saab teha. Ilmselgelt seda ei tule. Ja selles mõttes see, mida praegu analüüsitakse midagi, et äkki ikka kuidagi spaaga koos oleks nagu hea ja kasulik. Kusjuures jabur on ju see, et sealt ehitatakse mingi linnulennult kilomeetri kaugusele ehitatakse sinna spaad. See on hoopis teine spa. Just nimelt, see on teine spa. See ei sobi. Just nimelt, et seda ikka on väga vaja, täitsa lõpp. Ja teine asi siis oli jääväljakute aeg, kus tuli suurepärane mõte siis see Härma uisustaadion sisuliselt nagu sinna lihtsal kujul katus peale panna, sinna sisse oleks saanud teha ühe täismõõtmetes uisuväljaku ja ühe pisut vähendatud mõõtmetes, mis oleks nagu väga arvestatav hulk jääaega Tallinnas lisaks ja see tõmmati ka siis eelarvest maha, et sellega isegi nagu käesolevaks aastaks oleks olnud vaja mitte ka kuigi palju raha selleks, et see tegelikult läbi töötada ja see kõige lihtsam, kiirem ja soodsam lahendus teha, et siis järgmine aasta saaks põhimõtteliselt võimaluse korral seda ehitama hakata, aga ei, ka see otsustati, et seda ei ole vaja, et see Nii et nüüd ootame siis seda uut kontseptsiooni, kuidas siis meie spordiklubid ja ujumise maailma tipud hakkavad siis koos Soome turistidega seal koos rõõmsalt ujulat jagama ja selle kaudu püütakse luua mingit muljet, et see tuleb linnale soodsam, ehkki tegelikult, nagu me tollal ka nägime, põhimõtteliselt sama raha eest, mis on see eraettevõtluse toetamise meede, saaks linn tegelikult ehitada endale ise korraliku ujula, mis päriselt vastab sportlaste vajadustele. No täpselt, et see on tegelikult kuritegelik, et see ujula on pandud selles mõttes pausile, nii nagu kõik muugi siin linnas on sellisele nagu pausile vajutatud, et see on teada selline, teada tõde, et kui sa tahad mingit hakka analüüsima, veel parem, osta analüüs riigihanke kujul sisse ja et analüüsida saab kõike, et selles mõttes me teame, et meil on vaja ujulat, aga tõesti saab analüüsida seda, et äkki oleks vaja ka, ma ei tea, spaad ja mida kõike veel, sildadele lifte ja seinamaalinguid kõrval asuvatele korterelamutele. Ja siis oleks vaja teha ka töörühm, mis hakkab siis hindama neid analüüsi tulemusi, mille pealt on võimalik siis jõuda juba ettepanekuteni ja nõnda saab Kõlvart veel mitte ainult järgmistel, vaid ka ülejärgmistel valimistel lubada Varaku tänava ujulat, nagu ta on teinud juba viimased 10 aastat umbes vist. Jah, umbes, jah.
ega vaata hea valimislubadus on selline asi, et ei saa seda ära raisata, sest teed valmis selle ujulemise, siis lubad, eks ju. Aga niimoodi kogu aeg ütled, et kohe tuleb, eks ju, et siis et ei maksa ära kasutada häid valimislubadusi. Ja alati selles mõttes, et täpselt, et laseme trammi ju selles mõttes tundus, et see on tegelikult nüüd igaveseks lahendatud asi, et tegelikult see nagu kiirtrollide mõte on seal väga hea. Aga nüüd see, et nüüd leidsime siis teise koridori, et natukene niti-kriti ja selles mõttes, et sõidame trammiga lasame jälle lubada trammi kuigi jah, järgmised 10 aastat. Jah, ja haiglat saab ka hakata lubama järgmised 10 aastat, eks varsti jõutakse analüüsiga sinna maale, et ikka ei ole nagu selle Tallinna haiglatega kõik hästi on ju, et siis nihutatakse seda teise kohta ja öeldakse, et nüüd on hoopis uus projekt, et siis nüüd hakkame sealt taotlema Euroopast raha, et siis seda ehitada. Selles mõttes, et see on ju täitsa arusaadav poliitiline loogika, et tee vähe, luba palju, siis saad järgmine kord jälle. Ja lõpetuseks räägiks korra siis riigipoliitikast ka, et mis meil siis toimub vabariigi presidendi valimisega. Et nüüd Michal, ma saan aru, alguses on siin võtnud omapäraseid seisukohti, mis puudutavad tänast vabariigi presidenti ja nüüd siis oma selles samas EOK presidendi valimiste kommentaaris siis on öeldud, et nüüd võiks valida hoopis Kersti Kaljulaiu presidendiks, kuna ta nüüd vaba on, nagu me juba rääkisime, et siis Reformierakonna fraktsioon ülemäärast entusiasmi selle idee suhtes ei väljendanud. Aga kuidas sulle üldiselt tundub, kus me siis oleme ja kuhu me lähme, et ma vaatan, inimesed on, minult ikka kogu aeg küsivad, et mis toimub ja kuidas ja niimoodi, et inimestel läheb see küsimus ilmselgelt korda ja üldiselt ollakse väga, väga üllatunud, et kuidas see nagu nii oluline institutsioon, mida siis on ju tuleb täita, milleks on olemas selge seaduses sätestatud protseduur, et kuidas see selline läbu saab olla. Muidugi läheb see inimestele korda, et me ikkagi valime presidenti ja see küsimus sellest, et kuidas nagu isegi juba nagu ühe nädala jooksul mitu korda endale saab niimoodi jalga tulistada peaminister, et see küsimus, ma tegelikult ka nagu olen hämmingus, et ma ei saa enam nagu aru, et mis toimub. Me täna räägime olukorrast, kus 39-liikmeline fraktsioon Riigikogus, ilma nendeta ei juhtu mitte midagi, loomulikult see selles mõttes see nagu avang on nende käes, pall on nende käes, kõik saavad aru, mis on kaalul. Muidugi üritatakse mingeid teisi hoovuseid tekitada või Isamaa mängib oma mängu, Keskerakond mängib oma mängu, EKRE mängib ka oma mängu üksinda, aga et selles mõttes tegelikult on ju nagu avatud kõik ja Eesti 200 mingil hetkel tundub, et on nagu tervikuna öelda, et nad teevad nii, nagu Reformierakonnal vaja on. Ja siis nagu sellise käega mängida neid kaarte, loopida kogu aeg laiali niimoodi, et nad keegi ei saa öödega mütsi aru, mis tegelikult toimub või mida nagu mõeldakse. Et see on nagu üks küsimus ja teine on see, et nad tegelikult on nagu õudselt kahju, et nagu päriselt kuidagi inimestega nii tehakse või et selle tulemus on ju see, et kuidagi seda institutsiooni lõpuks labastatakse, inimesed tahavad sellest eemal hoida, see on täiesti lubamatu. Selles on sul õigus, et kuna meie valimiskord näeb ju ette seda, et Riigikogus on vaja saada 68 häält, siis Reformierakonnal tänaseisu on blokeeriv jõud, et ilma Reformierakonnata valida ei ole võimalik ja kui sul on blokeeriv jõud, siis selge, et see teisipidi tähendab ka vastutust tegelikult vedada seda protsessi eest. Muidugi põhjus, miks Michal ei taha seda eest vedada, on varasem kogemus, ma arvan, ta mäletab väga hästi aastat 2016, mäletan minagi seda päris hästi, kui siis Taavi Rõivase juhtimisel esimest korda see protsess nagu läks sarnasesse kraavi, nagu see täna kipub minema, siis oli lootus hoopis teissugune, siis oli hästi avalik selline valimiskampaania, kõik erakonnad esitasid oma kandidaate, need tegid suurt suvetuuri seal ja niimoodi, ja lõpuks tegelikult suuresti selle sama Reformierakonna käitumise tulemusena kukkusid kõik need kandidaadid läbi, siis saigi Kersti Kaljulaid lõpuks presidendiks, kes tegelikult ei osalenud selles nii-öelda varasemas voorus ja loomulikult ei kõigil nendel inimestel ei väga kibe maik suhu, et mis lollust siin meiega siin tehti, eks ju, sest nii mõnigi neist oli ju päriselt tõsiselt võetav kandidaat, kes tahtiski presidendiks saada, on ta Marina Kaljurand või Siim Kallas, et kes ei olnud nagu Mart Helme, kes tuli nagu ikka lihtsalt on ju lolli mängima.
ja pärast seda 21. aastal juba oli näha, et sellist tuuri keegi avalikku väitlust ei ole mõtet pidada, keegi ei soovinud seda teha, aga ka siis ju terve posu lugupeetud inimesi lasti auklikuks ja siis kuskilt viimasel hetkel tuli Alar Karis, kuna kellegi muu peale nagu kokkulepet ei tekkinud. Ja kui esimesel korral 2016 Reformierakond ei suutnud tegelikult ära juhtida iseenda protsessi, neil algus oli 3 presidendikandidaati, siis 2 presidendikandidaati, kus nad siis ei suutnud tegelikult, eks ju, leida partnereid selleks, et viisakalt, väärikalt see protsess nagu ära teha, siis 21. aastal oli ju Kaja Kallas tegelikult tahtis Kersti Kaljulaiu jätkamist, sotsiaaldemokraadid ütlesid, et me oleme valmis sellega kaasa tulema, aga siis Jüri Ratase survel tegelikult jättis Reformierakond Kersti Kaljulaiu totaalselt maha, eks ju, ja edasi siis järgnes juba see segadus, mis järgnes ja mulle tundub, ma paraku juba mingisugune mitu kuud tagasi, kui mult küsiti, et kuidas ma prognoosin, et läheb, ennustasin, et läheb läbuks, et ma ei näe mingit nagu eeldust hetke Reformierakonna poolt ja ka laiemat poliitilist maastikku vaadates, et selline nagu adekvaatne, mõistlik, ratsionaalne, kõigile arusaadav protsess on võimalik kokku leppida, ehkki see peaks olema ju igati võimalik. Ja ma arvan, et see presidendi protsess on üks protsess, mida me näeme nagu hästi, kuidagi ka ajakirjandus on erakordselt, nagu tundlad on hästi üleval, et iga kui väike infokild, mis presidendi osas tekib või tuleb, et see huvitab kõiki, sest nagu sa ütlesid, see teema läheb meile korda. Aga see nagu paraku see läbu, et seda me näeme Reformierakonna puhul igas nende ettevõtmises või liigutuses. Et lihtsalt neile me ei pööra kuidagi nagu sellisel kujul tähelepanu, et selle nädala geniaalsus oli see, et kohe tuleb nüüd see lõpuks see metsaseadus ja et kõik on kokku lepitud ja et härra Sutt ametisse astu ütles, et see ongi tema töö, see ära teha on ju ja kõik oli valmis, seal juba kõik saadeti on ju sinna infosüsteemidesse ja siis tulla nagu kabineti istungi hommikul, lasta jääda. Et ei hakka nagu jama, et see on, vaata vähemalt selles mõttes, siin nagu tõmmati tõenäoliselt mingit hädapidurit enne seda, kui me räägime mingitest nagu totaalsetest skandaalidest või mingist totaalsest järgmisest läbust ja kaosest ja lahingutest, on ju. Aga et seda Reformierakonna sellist, ikkagi see on märgiline, et peaminister ütleb välja midagi ja siis sa väljendasid viisakalt on ju, et fraktsioon ei näita üles erilist entusiasmi, et selle mõttes seal konkreetselt vennad ütlesid, et no way, selle mõttes, et minu häält seda ei juhtu, minu häält seal ei ole, me ei hakka siin selle asjaga tegelema, et seda Reformierakonna nagu vaata ikkagi see, et on käik ja siis on tegelikult mõeldud, mis on järgmine käik ja heal juhul ka, mis on kolmas on, et praegu on see, et see vist nagu tõesti, nagu mis nagu sülg suhu toob, see välja öeldakse, siis proovitakse sellega kohaneda, aga see nagu amatöörlus ja kaos lihtsalt on nii karjuvad. Ja vaata, mis me veel näeme, tegelikult mida me näeme on see, et Reformierakond kahtepidi, kui me näeme neid olukordades, kus neil ei ole midagi nagu teab mis kaalul. Tallinnas nad on opositsioonis. Nad alustasid 8 meil pole pool aastatki veel täis, 2 inimest on ära läinud fraktsioonist. Kõigepealt läks Doris Raudsepp läks on ju Isamaasse, sest kutsuti tööle ja ikka ilusti kutsuti on ju, pakuti tööd ja siis läks Pärtel ära. Et selle mõttes sul on nagu poole aastaga 2 inimest, 25% fraktsioonist on laiali jooksnud. Et ja seda nagu lihtsalt riigis on see kuidagi see Riigikogu fraktsioon on veel nii suur ja seal on nagu, seal käib praegu veel mõisa peale mängida, kuidagi suudetakse seda koos hoida, aga seal kohas, kus nagu panused ei ole enam nii kõrged, siis tegelikult see laguneb. Me oleme kogu aeg oodanud seda, et millal Eesti 200 nagu laguneb. Mulle tundub, et seal on nagu lipp kõrgel vardas ja oli tore seiklus, me teame, kuidas see lõpeb nüüd siin peatselt, aga et lähme siis koos. Kogu aeg on oodatud seda, et sealt tuleb mingi murenemine. Tegelikult see selles mõttes see tulekahju on Reformierakonnast täna. Ja selle siis lahendus on jah mingi nagu selline nagu tiilhaaval mingite asjade nagu klattimine või korda tegemine. Proovitakse nagu
üldse nagu pikalt ette mõtlemata, ainult nagu ainult tänase õhtuni, kuidas tänane õhtu üle elada on ja siis edasi vaadata, et olgu see, ja siis käiakse diile tegemas seal, küll käiakse vahepeal meiega flirtimas on ju ühel teisel teemal, siin presidendi teemadel on korduvalt seda proovitud, ja siis samal ajal käiakse kõigi teiste tubades on ju, et seal kuidas Tallinna volikogus näeme seda, kuidas nagu on ju Reformierakond ühel hetkel tundub, et ongi mentaalselt juba nagu lihtsalt selline, et nad isegi nagu ei taha olla koalitsioonis, aga nad tahavad koalitsiooni aidata. Et tahaks nagu kuidagi toetada mingil hetkel mingid jaburusi, mida et Keskerakonda toetada. No seal võib-olla on ikka strateegilisem vaade, et äkki Keskerakonnaga suhete soojendamine on kunagi annab võimaluse ikkagi Kõlvartile põlve peale istuda. Ja seda kindlasti on ju, aga seda enam, et käiakse seda nagu tegemas, kuidagi see, ritsid mehed, refi mehed, selles mõttes, nad teevad kõigiga nagu järge mööda. Seda on nad alati olnud, aga ma arvan, mis on muutunud, on see, et enne nad tegid seda siiski sellise liidripositsioonid läbimõeldud strateegiliselt, neil oli midagi pakkuda, eks ju, millele siis nemad käisid nii-öelda üles ostmas teisi, eks ju. Aga tundub, et praegu nad Tallinna vaatest juba on niimoodi vaikselt leppinud, see ei ole kerge emotsionaalselt, aga ikkagi on toimumas leppimine, et nad tegelikult ei ole enam kandev isegi opositsioonijõud ja küllap mentaalselt hakatakse valmistuma, et ka riigi tasandil tõenäoliselt tuleb minna, eks ju, tippa-tappa sinna Reinsalu ja Kõlvarti juurde ja paluda seal mingisugust ministrikohakest, et võib-olla see on see, mis on mentaalselt toimumas. Jah, Reformierakonnal ei ole kunagi olnud mingit emotsionaalset probleemi kedagi partneritest pussitada ja nii edasi, aga vaata, kui see on sul juba nagu selline modus operandi, siis selles mõttes, kui see nüüd sisesõda või sisemine lahing seal ja Reformierakonna fraktsiooni tulevik on ju 3 loe, esimene, teine lähevad koju, aga see, et see järjekord, et kes on esimene, teine, kolmas, esimene, teine, kolmas, et kui sul on nagu sisemiselt see organisatsiooni kultuur on selline kõrilõikalik, siis see saab olema ühel hetkel see sisesõda ja sisemine arvete õiendamine saab olema nagu eriti valus, et see on midagi, mida kardetavasti me siin ka näeme, peame pealt vaatama lähiajal. No eks tuleb siis varuda popcorni, ega mis meil muud aidata, me neid tõenäoliselt ei saa, mõnikord me oleme proovinud, aga see ei ole kuidagi õnnestunud, et püüdnud siin eelmine suvi neile mõistust pähe panna ja eelmine kevad on valitsuse tasemel ikka soovitatud, et võib-olla siiski sotside väljaviskamine ei ole ka teie huvides, rääkimata sotside huvidest, aga kui soovitakse ikkagi ära näha, mis seal kuristiku põhjas on, et ega siis ei saa takistada, et pole midagi teha, et siis tuleb jälgida seda asja. Tuleb oma teekond lõpuni käia. No ja nüüd nädala Minsk. Ja selle nädala Minsk tuleb Kristjan Järvanilt, kes kommenteeris Pelguranna trammi siis ehitust, kritiseeris seda projekti, öeldes järgmist. Vaadake, kui tramm läheb mööda ranna äärt, siis ühes otsas elavad inimesed, aga teises otsas elavad kalad. Ja see tähendab, et oleme teinud trassi kalade teenindamiseks. Kui märkate midagi, mis on väärt nädala Minski tiitlit, siis andke meile kommentaarides teada, sest seda, mis praegusel ajal seda tiitlit vääriks selle linnavalitsuse ajal, on kindlasti rohkem, kui meie suudame läbi analüüsida. Aitäh kuulamast!